siia kiriku ning proovime natuke teada saada Kihnu kiriku kommetest. Nüüd, kui kirikusse sisse tuleme, siis teeme risti enda. Ja, siis tuleb risti selline, kui kiriku sisse tuleb. Nüüd liigume siis ede kohe. Ja, käime siia. Selline apostli kooliluga. Siidime jälle risti edeni. Iga anname suurt selle ikoonile. Siis lähme muid tegemisi tegema, kõnet ostma ja kuidas see küünla võtmine kostmine käib, et kui me siit ühe küünla võtame, siis kus seda nüüd panna? See juba mõtled, enne me mõtled valmis juba, mitu küünalt võtad, kus sa panna tahad, siis maksad siia raha ääni, võtad natuke küünli. Kui sul taris on kas 2 või 3 küünalt või et surnukasti peal oma surnut austama see jaoks. Lähme siis vaatame, kui see surnukast on. Kas siin need mõlemad surnud pole või? Ja. Need on sellepärast, et ühest jääb vahest väheks, ning sellepärast on nüüd nagu kaks kliimakanet täidetud, jääb mõned siia kusti panna. Kui tahad siia altari ede minna, siis vaeka selle Nikolausele sinna siia võib panna küünalt. Meie siia tahame tulla või? Meie siia tahame tulla, mida? Jah. Aga seal taga? Sinna taha ei või naisterahvas minna. Naisterahvas on vatum, et naisterahvas siia altari taha minna ei tohe. Et siis peab kiriku eest õnnistama, kui naisterahvas siia taha peab. See on ainult meestele nii pühe koht. Siis kui ristmised on, et siis vist mehed käivad sealt ringkäigu tagant läbi jäänud, jah? No jah, poiss lapsed viiesse sealt läbi, aga tüdrikud võetakse siisamas, siia ede poole. See on nüüd siia koornot, mida? Jah, koornot on siin. See asja pärast seda siis nuka taga on, et inimesed alles ei näe. Ju siis kooril on pärand siia olla, kui ei pole päris tõsta silma all. Mamma, sest sa mäletad oma esimesest kirikus käikast? Esimesest? Jah, ta mõista. No jah, lapsena ju sai ikka kirikus käia ning sedasi oli, et pühäpäev nagu käisid ju kõik kirikus, siis võeti lapsed koju. Aga kui pühed aeg oli, siis nagu see meeles, et kirik oli nii palju täis, et päris siia ede lapsed aeti siis nagu ede poole, et me olime siia üse eest, siis kõik seisid püstu just me alustada ning vanad inimesed, kes jääväsusid, suured rätikud olid ikka inimestel juures, siis panid sedasi, mõni pani sedasi, et pani oma põlva alla, kes ühe põlvaga toetas nagu maha, et natuke puhata, et jõuata nagu palju püstusest. Inimend ju see kirikuga seotud, see sünnus-surma, miaksud on need olulisemad sündmused siis, et see puhul tuleb kirikus käia? Terve inimese need elusündmused
kõik nagu olid kirikuga palju rohkem seotud kui nüüd. Et enne me ristiti, ette varakult ristiti lapsed ära, et see õrm oli, kui laps juhtub haigeks jääma enne käesurma, nii ilma ristmeta olnud, et siis ei saa risti haua peale panna. Et vahel ristiti sedasi, ei ole jäde ristmine, ristiti sedasi kohe enna ja kohe, kui nagu oli haige laps, nii kardeti, et surm võib tulla. Et ikka võidi ristitud olema, see oli väga tähtis, siis kui neid leeris käidi, aga me mäletame neid kõige viimsi leerilapsi veel nagu on silme ees, kui olid siia kirikus. Aga siis, kui meie enam vanaks saime, et leerieeliseks, siis selle Vene seaduse aegas siis enam leeritamist ei olnud. Sest aastagi pole enam olnud leeritamist, need olid viimsed siis. Et Tikamäen ning Lumajanka ning kes need siis olid, kes olid kõige viimsed leerilapsed. Enne ju kõik paarid laulatati nagu enne. Kui me sõderegi, kuidas me laulatamas käisime, me käisime Lembituga kohe laulatamas, aga me käisime salaja, Lembit oli noor ning tohes laulatanud, aga salaja käisime õhta pimedas. 3. detsembri õhta, see oli 58. aastal, käisime siia laulatamas. Preester eläsid oma prouaga, eläsid seal, kirikumaisas see maja oli. Et nemad olid ka oma prouaga siis siin laulatas meid ära. Siis pime tuleb põlevad kirikus, siis Tõnujänga oli siit kaudu läinud ning tuli kiriku akna tagant vaatama, et mis kirikus tehes, et miks tuleb põlevad kirikus. Jänka siis nägi seda, et me siin laulatamas olime. Aga tema nagu räägis sellest ei tuleks pahandust kedagi. Et me laulatasime sedasi. Kuidas nende ääsvaatmistega need kombed siis olnud? Ääsvaatmistega? Kui inimene sureb, siis andas sa teada, siis kõige inimene helistas siis, et kirikus eegi kelle saab lööga, siis kiriku tiieni jälle helistas siis, et või minnes ütleme, ükskõik kuidas keegi saab. Et eegi kelle löömine, see oli kohe väga tähtis siis. Siis 3. päeva maetas. Siis ütleme, et inimene surub täna õhta ära, siis oma ruttu hakati kirstut tegema, et õhtaks kirstu valmis saab, nii õhtaks kutsutud. Ennem ei kutsutas. Ennem olid küled suuremad ning sugulased ning oma küla inimesed ning läksid siis kogu seda inimest kirstu panema ning siis lauti pisikse lauluraamatust need kirstu panemise laulud ära. Et nüüd on teistmoodi. Nüüd käib kirikukoor nagu seal ääsvaatmas. See hakkas ka siis pihta, kui ja ikka me ei tea, kas siis salmu aegas, kui Lepiku salmu see koori eesotsas oli, et kas ja mõista öeldagi, et kas siis me käisime hommikukodu, ei käis hommikukodu veel ühti, et see peale seda hakkasime siis ja kuidas asi käime, et lähme hommiku laulajad läksid kohe või lähtad praeguseni
noh, enne seda, kui matma minnes, siis juba sai matmise peal. Et lauluga siis saadetas kodulaudasse, siis terve tie laudasse, kirikus jälle oma matmise teenistus, siis surnu aidamine selle laudasse. Surnu aidas laudasse kohasenes, kui aut kindis on nii valmis on, et ikka lauluga. Kihnu surnud lähtad tervel suure laulmusega. Neid laula on palju olemas, et ikka laulud on erinevad, et need laulud. Iga ühe jaoks, nagu need laulud saaks ise laulda iga surnu jaoks.